Coachingu koolitus aitas mind väga palju, mõistmaks paremini oma meeskonnaliikmeid, mõistmaks nende soove, nende ootusi, nende vajadusi. Kõige olulisem on kuulama õppimine ja mitte ainult kuulata seda, mida sinu meeskonnaliikmed räägivad, vaid ka seda, mida nad rääkimata jätavad. Ja õppida esitama siis neid õigeid küsimusi, et saada kätte need vastused, kus peitub tegelikult tõde. Coachingu oskus tuleb igale juhile kasuks, sellepärast et see arendab hästi kuulamisoskust, see arendab struktuurset mõtlemist ja kannatlikkust. Ja igal juhil on instinkt alati tõtata vastama küsimusi, mida nendelt tihti küsitakse, siis võin öelda, et coaching päästab meid sellest instinktist ja me pigem suuname oma kolleegid, partnerid otsima neid vastuseid nende enda seast. No ma arvan, et kindlasti, mida coaching koolitus õpetas, on kuulamine. Et juhtidena me kangesti armastame rääkida, aga coaching andis kindlasti juurde seda oskust kuulata ja tähele panna. Ta õpetas keskenduma teise inimese vajadustele ja probleemidele, mitte iseendale. Asudes siis tippjuhi rolli oli tohutult palju erinevaid kahtlusi, kõhklusi, hirme, kas ma oskan, kas ma saan hakkama. Ja seda tuge, mida mina coachilt sain, mõistsingi ma, et tuleb tulla ise siia ka õppima. Coaching oli täpselt see hea võimalus minu jaoks, kus ma sain aja maha võtta, natukene mõelda ja minna süvitsi oma juhtimispõhimõtetesse. Et see coaching tegelikult andis mulle väga hea võimaluse mõelda nüüd nende juhtimispõhimõtete ja eluväärtuste peale, et kus nad tegelikult pärit on. Mulle kõige rohkem meeldis see, kui mind ennast coachiti, et ma olin hästi umbusklik kogu selle asja suhtes. Kui ma lasin kaasõppuril, kursusekaaslasel ühe korra ennast coachida ja ta tuli minusuguse pojaniga hästi toime, siis see avaldas muljet ja mul oli hiljem palju kergem olla. Tippjuhid üldjuhul ikkagi on väga üksikud, välja paistavad võib-olla teistsugused, aga siin koos olles teiste tippjuhtidega sai palju kogemusi vahetatud, tekkis hea uus kolleegide ring, et kellega ükstapuha, mis ajahetki kokku saad, siis tahad või taha, aga nägu läheb naerule, et järelikult see näitab, et see koolitus ja see koos oldud aeg oli väärtus omaette. Siis coachingut soovitaks ikkagi eelkõige inimestele, kellel on mingi väljakutse, probleem, uus projekt, uus töö, amet, mingi isiklik väljakutse, kus soovite leida lahendusi ja kellegagi sel teemal siis sellist coaching sparri pidada. Teise tüüpilise väljakutsena soovitaks ma coachingut tegelikult inimestele, kellel on endal teada see raskus jõuda mõtetest tegudega. Ehk et see coaching on ikkagi selline tugev liikuma panev jõud ja need inimesed, kes muretsevad, et paljud tema väga head mõtted ei ole kahjuks praktikasse materialiseerunud, et siis need inimesed saavad kindlasti coachingust abi. Olles küll juba 15 aastat juhina töötanud, siis sain väga palju uut teadmist juurde, kuidas veel paremini oma meeskondasid eest vedada, innustada ja nendega siis koos edasi ühiselt eesmärkide poole liikuda.